handling double norms, ignoring sociality grows. We born, we understand much more than that. Empathy brings you to the other galaxies. Empathy brings you to the other galaxies. Is there anything you need? The other side is with. Is there anything you need? No, 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 no. Cause now it isn't hard to believe in pure love that brings the butterflies in the home. Your deepest eyes bringing me so far now. Empathy brings you to the other galaxies. Empathy brings you to the other galaxies. Is there anything you need? The other side is with. Is there anything you need? No, 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 no. How you handling double, ignoring sociality grows. We born, we understand much more than that. Empathy brings you to the other galaxies. Empathy brings you to the other galaxies. Is there anything you need? The other side is with. Is there anything you need? No, 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 no. Head külalised siin Apollo kino saalis, saate Hallo Kosmos sünnipäevalised, raamatusõbrad, õnneotsijad. Mul on hea meel avada tänane vestlusring, kus külalisteks on psühholoog Tiina Jõgeda, keda te kindlasti teate Eesti Ekspressi kolumni Õnne valem autorina. Mul on hea meel siin raadiokuulajatele juba tuttavat Alar Ojastut näha. Tere Alar, aitäh, et sa tulid, et sinuga me oleme rääkinud õnnelikust elust ja õnne otsimisest varem, aga täna teeme seda veel, sest et sellel mündil teatavasti on ju 2 poolt ja kolmandana Jan Uuspõld. Janni ma kutsusin sellepärast, et Janni ma tunnen ka juba väga ammu, ma ei teagi,
10-15, kui mitte 20. 10 on väga vähe pakutud. Ei no minu vanuses on see, jääme 10 piiresse ikkagi. Mingi 10 pluss me tunneme Janniga. Minu meelest me oleme igavesti tundnud, et siin ei ole nagu need aga lähme kohe metafüüsikasse. Aastaid me ei loe. Ja eelmise elu tutvusest räägime saate lõpupoole. Aga Janniga on ju see tore lugu, et me tegelikult natuke nagu kõik justkui ju teaks Jan Uuspõldu, et seda siis tänu meediale, tänu teatrikunstile, tänu filmikunstile, tänu kõikidele sellistele meediumitele, et me oleme saanud osa sinu elust. Tahad sa seda või ei taha, aga nii see läbi aastate on olnud ja kuna meil on olnud võimalus seda jälgida, siis mulle on jäänud mulje, et on olnud aegu, mil sa võib-olla maailma kõige õnnelikum või õnne tipul parasjagu ei ole, aga praegu, kui ma sinuga suhtlen ja me räägime ja kohtume, et mulle tundub, et sa jälle oled, et kui sa ei ole parasjagu õnne tipul, siis sa näid olevat õnnelik ja sellises heas olekus, et ma siis, Jan, alustangi võib-olla sinust, et millal sa siis viimati õnnelik olid? Praegu olen väga õnnelik. Ma arvan, et ma olen ikkagi õnne tipul. Et kui sa küsid, et mingit, ma ei tea, siin on valemist juttu ja nii edasi, et ega sellele õnnele valemit ma ei kujuta ette, mis see võiks olla, et see on tegelikult hea provokatiivne küsimus mulle, et mis on õnne valem. Et tal ei saa vist valemit olla, sest et valem saab olla mingisugusel tulemil ja sellega on ka lõpp. Et A pluss B siis võrdub C, et see on kogu maas. Aga õnn on midagi niisugust, mida me ei pruugi teda ka ära tunda õigel hetkel, et see on nüüd see C. Selge, olen õnnelik. Tundub, et õnn on midagi sellist, mis kaasneb teatud tegevusega, teatud stabiilsusega, teatud enese leidmisega. Õnn on kindlasti on võib-olla problemaatiline paljudele see, et seatakse endale niisugused need materiaalsed eesmärgid, et teen selle ja tolle asja ära, siis on mul nii palju raha ja siis on õnn majas, aga see ongi see püüdmatu nagu, et see on see illusoorne osa meie elust, et kummalisel kombel see materiaalne, mida me saame käega katsuda, ongi ju illusoorne tegelikult. Et me ju igatseme midagi sellist, mis kestaks, mis ei lõpe mitte kunagi. Mingil hetkel ma sain aru, et see, mis kestab ja ei lõpe mitte kunagi, on armastus. Ja kui sa armastad, suudad armastada, ei ole solvunud enda peale ja annad endale andeks, siis sa oled õnnelik. Ja armastus on ju igavene sellepärast, et ma ei tea küll kedagi, kes oleks öelnud oma armsamale, et ma armastan sind homme kella 2:30. Ehk siis, kui on armastus, siis on ka õnn, sest et see ei lõpe. Aga kuidas sa aru saad, et sa oled õnnelik? Eks on mingid teatud olukorrad ka, et lihtsam on näiteks siis aru saada, kui juhtub niisugune õnn, et näiteks ma magan ja siis järsku tunnen, et ma olen alla lasknud. Ja kõik on märg, voodi on märg. Ärkan üles, kõik on märg. Külm juba ja nii edasi. Siis ärkan uuesti üles ja see oli uni. Et see on õnn. Siis ma saan kohe aru, mis see on õnn. Aga ütleme nüüd niisugust seda stabiilset õnne, aga jah, seda on hetkel selles hetkes nii-öelda raske aru saada, et see nõuab teatud niisugust rahunemist või enda teadvustamist, identifitseerimist, arusaamist, kes ma olen, võib-olla natukene leppida sellega, et see minu maine eksistents on kaduv, võib-olla ka huumoriga võtta ennast
ütleme praegu ka, et suht naljaks tundub siin istuda niimoodi ja rääkida niisugusest asjast. Nagu seda on õnn ja niisugused igavesed ja igavikulised asjad. Aga kõige lihtsam on vist selle järgi ära tunda, et kas ma olen õnnelik, et kuidas mul nagu enesetunne on. Et saab ju peatuda. Hetkiti saab nagu peatuda, et stopp, nüüd ma peatun, kuidas mul enesetunne on, et kas närib kusagil midagi või ei näri, närib hinge midagi või ei näri. Ja kui närib, siis tegelikult on see võimalik ju välja peilida, mis asi närib. Jah, ja mõtle oma sellele viimasele mõttele eelnenud mõttega, sa tegid meid õnnelikuks. Kõik naersid, oli selline rõõmupuhang ja jälle oli maailmas natukene õnne juures, nii et aitäh. Aitäh sulle ka, Ingrid, ja ma ütlen sulle seda, et ma väga austan sind selle pärast, et sa lisaks kosmonaudile unistasid saada ka humoristiks ja koomikuks. Ja, sest et nad on tõesti teevad inimesi õnnelikuks. See on humoristide ja koomikute töö. Aga sina, Ingrid, oled veel samm edasi humoristidest ja koomikutest. Sa oled fenomen. Sa tõesti teed väga paljusid inimesi õnnelikuks, kaasa arvatud mind. Aitäh. Nii, jälle. Aitäh. Okei, aga lähme nüüd teadusliku jutuga edasi. Vabandust, et ma hakkasin teadusliku jutuga edasi, sest et meil on siin ka psühholoog. No Tiina, mis sa selle, kuidas sa siis, mis diagnoosi sa mille paned? Kas on tegemist õnneliku inimesega? Õnneks ma psühholoogilise nõustajana ei saa ja ei tohi diagnoose panna, et seda teevad psühhiaatrid. Nii et täna jääb Jan ilma diagnoosita. No loodetavasti ka ilma rohtudeta. Ilma rohtudeta ka. Aga erinevalt Janist tean mina väga palju õnnevalemeid. Ma olen oma kolumni kirjutanud natuke kauem kui sina, et õnnevalem käib ka 7. aastat. Ja selle aja jooksul ma olen lugenud metsikult palju raamatuid ja kõik nad räägivad erinevatest õnnevalemitest. Ja kui nüüd see minu suur tarkus ja teadmine kokku võtta, siis tegelikult ma olen oma teadmisega täpselt sama kaugel kui Jan, ehk et see on ikkagi võetav kokku selle ühe sõnaga, et armastus, tee mis tahes, ükskõik kuidas me seda ka ei defineeriks ja kuidas me neid valemeid ka lahti ei kirjutaks, integraalides või koosinustes ja tangensites, ikka tuleb välja see üks ja sama sõna. Alar, kas sa nõustud, kas on siis kõige selle õnnelikkuse olemuslikuks olemuseks armastus? Kindlasti olen ma oma kogemuse järgi õnnetum, kui mul ei ole armastust. Aga ma lisaksin siia juurde. Minu meelest on ka ilu, et see ilu võrdub see õnn, et ma kolisin just selle nädala uude majja ja siis seisin 4-5 päeva tagasi ja vaatasin aknast välja. Ja kuidagi päike pastis puude peale. Ma olin see majas korduvalt varem olnud, see mu vanaisa maja. Ja ma ei olnud kunagi neid puid näinud selle päiksevalguse käes. Ja korraga tekkis hästi suur tänutunne esiteks selle eest, et nüüd see võimalus seal majas elada on, aga teistpidi ka see, et ma märkasin sealt aknast välja vaadates, kui ilus see hetk oli. Ja selle hetkel ma kirjutasingi endale selle lause, mida ma ka oma Facebooki lehel selle saate salvestuse kohta jagasin, et ma ei mäleta enam, mis see lause oli, aga see tunne seal taga oli see, et need hetked, kui ma olen nii kohal, et ma näen, kui ilus tegelikult maailm objektiivselt mu ümber on, need võiks nimetada õnneks, sest nagu vedas sul, et nagu sa nägid, sest see oli siin ja sa oleks võinud ka mitte näha. Et seetõttu kindlasti armastus, see on selline uuringute järgi tõestatud asi, millest võib pikalt vajatada, et näiteks huvitav asi 1939. aastal algas see kõige pikim inimuuring, mis seni on tehtud Harvard Grant Study, kus siis uuriti 268 Harvardi üliõpilast kuni nende elu lõpuni.
ja sealt selgus siis, et see kõige olulisem asi inimeste elus, et kui nad nagu surevad, ütleme kas 70, 80, 90 eluaastates, et mis on see elu kvaliteedi mõttes olnud, et nad jõudsid sinna, et nad vanaduses olid terved võimalikult hea tervise juures, polnud dementiat või mingeid haigusi tekkinud, neil olid head peresuhted, nad olid tööalaselt midagi saavutanud, siis see kõige ühtsam vastus läbi aja või see, mis ennustas seda, kas nad nagu jõuavad happy endini oma elus, oli siis see positiivne vastus küsimusele I feel the presence of love in my life. Ja kui sellel vastus oli yes, I feel the presence of love in my life konstantselt iga 2 aasta tagant. Nad hakkasid vastama, kui nad olid 19 ja osad surid üle 90, siis nad jõudsid just kõige ilusamasse finišisse. Aga ma lisaks siis see ilu pluss see tänulikkus ka, et need on kindlasti õnnega seotud. Ma täiendaks ka Alari seda nii-öelda grantilaste uuringu juttu, et minu teada ei ole see uuring isegi lõppenud veel, kuivõrd paar selles uuringus osalejat on elus, sinna võeti veel lisaks poistele juurde ka sama palju tüdrukuid ja tegelikult sealt koorus välja sellest uuringust väga tore õnnevalem. Ehk et need 7 komponenti, millega inimesed saab siis määrata inimese rahulolu, võib-olla ei pea seda alati õnneks nimetama, et ütleme siis elu õhtul, kes on olnud oma eluga kokkuvõttes rohkem rahul ja miks. Ja sealt siis selgus, et esiteks need inimesed, kellel oli parem haridus, nii et andke oma lastele haridust. Teiseks, need inimesed, kes olid saanud teha tööd, mis neile meeldib. Mitte nad ei olnud lihtsalt saanud oma tööga rikkaks, väga paljud nendest Harvardi tudengitest olid tõesti saanud jõukale järjele, aga need olid rahul eluga, kes olid saanud teha tööd, mida nad armastasid. Siis oli seal rohkem olid rahul oma eluga need, kes olid söönud, mitte ennast kogu aeg tagasi hoides ja kalorid lugedes, vaid söönud mõnuga terve elu. Ja seda siis mõõdeti niimoodi, et kuna see uuring tõesti kestis laias laastus 60 aastat, et siis ja kogu aeg neid inimesi ka mõõdeti ja kaaluti, lisaks küsimustele, et kuidas nad ennast tunnevad, et siis need inimesed, kes olid läbi elu püsinud niisuguses heas, toekas, normaalses kehakaalus, et need märkisid ka suuremat rahulolu oma eluga. Nii et sööge, kui saate. Siis järgmine mõõdik oli joomine, alkohol. Ja sellega tuli välja peaaegu samasugune seos, mis söömisega. Ehk et õnnelikumad olid mitte need, kes olid olnud läbi elu täiskarsklased, vaid need, kes olid osanud alkoholi kasutada oma elu mõnusamaks ja toredamaks tegemiseks. Nii et jooge, kui oskate ja nautige seda, mida te joote. Et siis olete õnnelikud. Nii haridus, töö, söömine, joomine, paar asja oli seal veel, mida ma praegu mulle ei tule meelde, aga summa summarum kõige tähtsam nendest 7 komponendist oli pikaajaline paarisuhe. Ehk et need inimesed, kes olid suutnud koos elada ühe paarilisega, ühe partneriga läbi igasuguste olukordade ja eluraskuste tulnud koos elust läbi, need ütlesid eluõhtul, et jah, nad on eluga väga rahul. Nii et kellel on see võimalus, hoidke oma vanapartnerit ja nautige ühiseid elupäevi. Pikemalt võib-olla sellest grantilaste projektist siis räägiks. Nii huvitav, et on kedagi jälgitud aastakümneid terve nende eluaeg. Ja seal oli ka tüdrukuid oli teist sama palju, nii et tüdrukute näidikud olid täpselt samad. See on huvitav jah, aga ta kuidagi minu jaoks ei tundu nagu need näitajad universaalsed. Ehk siis nad kehtivad selle konkreetse inimese kohta, kellel õnnestus elada ühe partneriga, et kui ma elan ikkagi partneriga, kes mind hulluks ajab ja nui 4, et ma pean temaga elu lõpuni olema, siis ma olen elu lõpus õnnelik.
et siis ei ole nagu, siis see töökoha asi ka, et ta ei ole nagu universaal, selles mõttes, et see ta küll, seal ilmselt, ma ei tea, palju seal oli neid lapsi, et mingisugune keskmine sealt vast tekkis, aga et see sama, see haridusasi või et sellega ka võib nagu puusse panna ja mingisugused teadused võib-olla tulevad juurde ja midagi kaob ära ja õppisid vale teadust, mida enam ei olegi üldse. Aga söömisega ma olen väga nõus. Et just nimelt selline toekus, kerge toekus, see annab ainult juurde. Mul abikaasa sellega nii nõus ei ole, aga minule meeldib, kui mul on natukene siin sellepärast, et siis trepist alla niimoodi minnes. Siis see kõht teeb niimoodi, nagu hüppab üles alla ja siis iseenesest naerulihased hakkavad tööle. Ja siis ma olen õnnelik. Joomine on ka jälle, et see on nagu selline nendel kindlasti, kes oskavad, annab see palju juurde elule värvi. Aga sina ei osanud, jah? Mina ei osanud, mul tuli ainult must värv sellest joomisest, aga muidu mul tõesti oli see oli ikka väga, väga huvitav see eksperiment ja kui see nüüd lõppeb, siis saame lõpptulemused teada. Loodame muidugi, et niipea veel ei lõppe, et nendele inimestele veel pikka iga, aga mis siis oleks sellised universaalsed komponendid, et Jan, kui sa siin enamus peale söömise välja praakisid, kui mitte universaalsed, mis sobikski kõikidele inimestele, mis siis oleks need õnnevalemi, need komponendid sinu arvates, mis sobiks kõigile meile, kes me siin oleme? Kui nagu peale armastuse. Peale armastuse, jah, et või ei olegi hoolivus, aga see on see sama. Nojah, eks tead, kuidas ma ütlen. Ma arvan, seal kindlasti oli ikka selline asi ka, et hästi oluline on alati, selles mõttes nagu mul tundub, et suhetes ka nagu ikkagi parandamatuid asju ei ole, et hästi tähtis on nagu emaga. Ma usun, et see on üks olulisemaid asju hoida. Suhted ausad, selged, klaarid. Isaga ka, millega mul tundub just emaga on eriti oluline see. Ja vendadega ja muud sugulased, kui on, ka, aga pole nii oluline võib-olla. Aga see on just see tuleb, see niisugune oma sugulaste, keda sa valida ei saa, see on millegi pärast on nad sulle seatud siia. Midagi sa pead nendelt õppima või midagi nendele andma, et ise oma ego nii-öelda tahtmiste ajel minna emaga tülli, sellega takistad kindlasti omal mingi väga suure infokanali ära, et mida siin elus siis nagu saada, et ehk siis õnnelikuks saada. Et see on kuidagi ülimalt tähtis nagu minu jaoks, et tähtsam kui see, kui palju ma söön või kui palju ma joon või mis haridus mul on, eks ole, et see on kuidagi nagu tundub mulle nagu universaalsem. Aga see, et seda saavutada, et olla nagu emaga ja kõigiga õigel lainel, see eeldab niisugust stabiilsust ja kannatlikkust, eks ole, aga see tuleb ikkagi sellisest iseenda stabiilsusest või iseenda seesmisest tasakaalust või ma saan tasakaalus olla siis, kui ma teadvustan, mida tasakaalus hoida, kes ma nagu olen, eks. Et see universaalne õnne poole liikumine tuleb minu jaoks kusagilt sealt poolt, et ma tegelikult tean ühte komponenti veel, mis on peaaegu sama tähtis kui armastus. Ja see on komponent, millest on meil vähe räägitud veel esialgu. Ma arvan, et hakatakse rääkima rohkem. Praegu ta on nii-öelda alatähtsustatud. Ja see on selline mõiste nagu tänulikkus. Et jällegi mina armastan väga niisugust
teaduspõhist psühholoogiat ja ikka toetun autoriteetidele, et ei mõtle ise midagi välja. Ja on uuritud, et see tänulikkuse kultiveerimine ja need inimesed, kes oskavad enda jaoks mõtestada selle, et kui tänulikud nad mingite asjade üle oma elus on, et need inimesed on õnnelikumad, alates sellest, et ma olen tänulik oma emale, ma olen tänulik selle eest, et mul on selline tervis, et ma olen tänulik selle eest, et ma saan siin praegu istuda. Et kui me iga päev niimoodi oma elu kokku või oma päeva kokku võtame, et siis see annab tegelikult päris väga suure õnnetunde igaks päevaks, kui õppida märkama seda, mille kõige eest inimene võib olla igas päevas tänulik. No sellest räägitakse meil kahjuks nii vähe. Täienduseks, et sa ütlesid vanemate suhe, et teine asi, mis sa Grant Studist minule kõrvu ja silma jäi, oli see, et lisaks sellele, et inimene saab positiivselt vastata küsimusele I feel the presence of love in my life, oli siis nende elu õnnelikkuse ja selle nii-öelda tõesti ilusa elu äraelamise puhul oli siis ema suhe lapsepõlves. Isa suhe oli ka oluline, aga ema suhe oli eriti tähtis ema soojus. Ja see ema soojus, isa soojus on ka oluline, aga ütleme siis, võtame ta kokku peresoojusena, määrab ära selle, vähemalt selle katse järgi, aga muude psühholoogiliste katsete järgi, kui väga me oleme võimelised tulevikus toime tulema stressiga, et stress on lahutamatu elu osa. Ja kas mul on olemas siis sellised, nimetatakse psühholoogias egokaitsemehhanismid, mis arenevad välja lapsepõlve kodus. Eks mul on olemas sellised kaitsed, millega stressiga toime tulla. Ja miks see ema suhe oligi tähtis, sest jällegi see, kui sa mainisid see pikaaegne lähisuhe, see, kuidas ma stressiga toime tulen, mõjutab otseselt seda, milline on minu lähisuhe. See mõjutab otseselt seda, mis Harvard Grant Studis veel välja tuli alkoholi kohta, oli see, et alkohol oli kõige suurem abielude lahutuse põhjustaja ehk mõneti selle kõige olulisem asja ehk pikaaegse lähisuhte äravõtja. Aga alkoholi hakkasid jälle jooma need mehed, kes ei saanud, neil olid väga kõrged IQ-d kõigil, kes seal testis selles suures nii-öelda inimkatses osalesid. Aga veel kord, see alkoholism oli kõige suurem elu õnnetusel teele viia. Aga sa mainisid ka tänulikkust, et jällegi üks teine katse, mis Michigani ülikool või mis, ma võin eksida nimega, aga sealt tuleb meelde see, et inimesed, kes pidasid 2 nädalat tänulikkuse päevikut, mis tähendas seda, et iga päev enne magama minekut panid nad kirja ainult 3 asja, ainult 3 oli seal isegi piirang, 2 nädalat. Nad tegid kontrollgrupiga, kes siis pani 2 nädalat kirja kõike seda, mis läks päevas halvasti. Ja neil ei olnud piirangut, nad võitsid panna nii palju, kui nad tahtsid. Aga need, kes tänulikkuse grupis, need võisid panna 3 head asja, mille, mina kutsun neid plusshetkedeks, mida just kui hommikul ärgates ei teadnud, et juhtuvad, aga juhtusid ikkagi. Ja nad tegid nagu, seal oli 16 asja, mis tekkis niisugused objektiivselt mõõdetavad tulemused, miks nad siis erinesid ala, neil oli see, kes selle negatiivsule keskendus, neil olid siis valgete vereliblede hulk vähenes ja nii edasi, aga nad tegid ka 1,5 tundi kauem nädalast trenni, need, kes olid seal tänulikud, need, kes tahaksid kehakaalu eest mingisugust, me rääkisime siin muidugi, see kogukus on ka oluline ja hea, mina ilmselt peaks rohkem sööma ja võib-olla see teeks mind õnnelikumaks, aga ühesõnaga, et see tänulikkus on nagu tõestatud. Aga miks ma seda räägin, et mina avastasin enda jaoks tänulikkuse täiesti juhuslikult vist 2009, 2010, 2008 kuskil ilma üldse mingeid uuringuid selle kohta lugemata. See tuli mulle hästi raske aeg elus majanduslikult ja mäletan, see tänulikkus tuli nagu välk selgest taevast, ma jällegi seisin aias ja pisarad jooksid ja see on pikem lugu ja siis ma kuskil 4-5 kuud mul ei olnud vaja tänulikkuse päevikutega mingit süsteemsust. Ma lihtsalt tundsin nii suurt rõõmu iga väikse asja üle, mis mu ellu tuli. Aga huvitav on täna see, et mul on natuke konflikt isiklikult selle positiivse psühholoogiaga, sest ma tunnen, et see on poolik süsteem, sest ma olen peaaegu kindel, et ikkagi ma olen enamik positiivsuse tehnikat tänaseks oman ajal ära katsetanud. Ja kui võesti on tõestatud, et tänulikkus on see üks nendest, siis ma pean iga õhtu enne magaminekut, ma mõtlen sellele, mis päevas läks hästi. Iga hommiku ma ärkan, siis ma visualiseerin seda päeva ja kujutan ette neid hetki, mis mind ees ootavad ja loon endale seisundi, kus mul on positiivne ootus ja eelhäälestatus. Ma süsteemselt võtan hetki päeva jooksul, et märgata tõesti seda ilu ja inimkontakti, mis muuga võib olla.
aga ometi, kui mult ka siin küsivad inimesed, Alar, kuidas sul läheb, siis ma olen täbaras olukorras, kus ma juba viimased paar aastat pean ütlema inimestele, et paar aastat tagasi ma ütlesin hästi. Aga nüüd ma ütlen, et mul läheb objektiivselt hästi, aga subjektiivselt hästi ei lähe. Mis tähendab seda, et ma olen justkui saavutanud või kõik see, mida ma kunagi pidasin tähtsaks ja mis ka uuringute järgi tähtis on, aga mul on see lähisuhe, kõige parem lähisuhe, mida ma üldse olen võinud tahta. Mul on kihvtid suhted, tõesti tähendusrikkad suhted oma sõpradega, kus me ei räägi mingist tilulilust, või tõesti vestlused on sügavad ja kasutavad. Mul on kodu, kus mul keskkond inspireerib mind. Mul on tehnoloogia, mis aitab, nagu sa rääkisid, oma arvutist ja võib-olla mingisugused muud mehele võib-olla meeldivad mänguasjad, mida ma ka kunagi arvasin, kui need on, siis tuleb see õnn. Ma saan reisida, ma olen üle viimased aastad 3-4 kuud Aasias päikese käes, ma kohtun reisidel inspireerivate inimestega, ma õpin kogu aeg. Ja samas on väga tihti sitt tunne sellest kõigest hoolimata. Ja siis jõuadki niisugusesse huvitavasse olukorda, et vahel tekib, ma ei tea, kas te olete kogenud seda tunnet, et nagu meeleheide ja abitus, et sa justkui oled kõike lugenud, sa oled käinud nendel kursustel, sa oled kõik need mängud ja tööriistad ära proovinud, aga ometi kusagilt tuleb ärevus, kusagilt tuleb kurbus, kusagilt tuleb täiesti ootamatult tunne, et elu on mõttetu. Aga mida ma siin üldse punnin? Kusagilt tuleb hirm. Ja seetõttu ma ei ole nagu meeleheitel, sest eks see kõik arendab ja viib edasi, et täna ma tunnen, et hästi oluline ongi see kogu selle mängu puhul minu jaoks, et kuna nende kurbade ja vihaste ja ärevate hetkede vahel on need ilusad ja rõõmsad ja õnnelikud hetked. Seega ma saan väga selgelt aru, et need ilu ja rõõmu hetked tihti ei ole üldse, võiks isegi öelda, enamikel kordadel ei ole seotud mitte ühegi asjaga, mida ma just mainisin, et kas midagi ilusat juhtub või keegi ütleb mulle midagi või ma saan midagi. Või need tulevad sama spontaanselt, kui tulevad need kurbuse hetked täiesti ootamatult. Ja ma olen ka avastanud, et kui mus on see rõõmu hetk, see nii-öelda rõõmu seisund, mida ma ei ole kuidagi esile kutsunud endale positiivse mõtlemisega, vaid see lihtsalt tuleb, siis ma olen tänulik automaatselt, ma olen lahke automaatselt. Ehk ma teen kõike seda, mida öeldakse, tee seda, et saada rõõmu, ma teen justkui rõõmu tagajärjel hoopis või selle õnne tagajärjel. Seega minu jaoks täna ei ole enam küsimus isiklikul tasandil see minu teekonnal, kuidas olla õnnelikum, vaid minu jaoks on nagu see küsimus, miks must tekivad need negatiivsed emotsioonid ja mida ma nende negatiivsete emotsioonidega teha saan, sest ma tunnen, et need on väljakitsuse, mitte see, et pole piisavat positiivset. Aga kas ma võin küsida, miks sa tahad vabaneda nendest negatiivsetest emotsioonidest? Saan ainult vastata sellest hetke seisukohast, sest positiivsed emotsioonid tunduvad, ma ei taha isegi öelda positiivsed emotsioonid, vaid süke selge, vaikne rahu enda sees, kus on kindlustunne, et ma elan õigesti, ma teen oma asju õigesti. Nüüd pole ärevust, ei ole mingit tõmblemist, on lihtsalt rahulik olemine. See on niivõrd palju produktiivsem, efektiivsem ja meeldivam. Ja ma tean, et see on võimalik, sest ma ise kogen seda tihti. Ja mul on ka võib-olla siis mingid mentorid, kelle pealt ma näen, kes on oma osad tööga, osad juhusega, on rahulikumad kui mina ja on sama elulooga, et ütlevadki, et tulingi sellest, kus iga päev sõna otseses mõttes käisin pasas ja oligi halb olla. Ja nüüd enam ei ole. Ja mul ei tule neid ärevusi ja mul ei tule neid kahtlusi ja mul ei tule neid hirme. Ma tegutsen kindlalt, rahulikult ja mul on konstantselt hea olla. See ei tähenda, et ma ei tunne kurbust, kui on väärtus vaja kurb olla. See ei tähenda, et ma ei pruugi ärrituda, kui see on kohane. Aga niisama, nagu ma mainin, siin ma olen kuskil Tais, mingi imeilusas paradiisi rannas ja ise olen ärev ja mures, et niisama sellist nagu taustal olevat ärevust ei ole. Kas ma saan õigesti aru, et sa võrdled ennast oma mentoritega või võrdled ennast teooriatega ja siis selles võrdluses sa tunned, et sul jääb midagi puudu? Ei, sa ei saanud õigesti aru. Et ma võrdlen ennast pigem iseendaga, nende hetkedega, kus on hea olla. Ja seal on mingid augud, mida sa tahaksid täita selle sama heaolu tundega? Ja need augud siis, kus ma tunnen, et see heaolu vahetus hops, nagu mitte nii heaolu vastu. Ja sa ei aima, mis seisund see sul on? Mis sa mõtled? Et miks sul on need augud või need mäed ja orud? Et miks nad tekivad?
jällegi mind toetab siin ainult mingisugune teooria, eks, et miks see negatiivsus on. A, kas see on mingisugune osa lapsepõlvest või B, see on osa sünnitraumast, mida me kõik oleme kogenud. Ehk kust tuleb see kõige primaarne negatiivsus? Ehk veel kord, ma olen täna täiesti veendunud, et see ei ole ilmtingimata ainuvõimalik inimeksistentsi vorm, negatiivne, positiivne, sest eksisteerivad reaalselt inimesed, kellel on ainult negatiivne, nad on suures depressioonis või siis valdavalt positiivne. Ehk et negatiivne ei ole negatiivne, vaid negatiivne on see, mida me nimetame negatiivseks, mis ei ole negatiivne tingimata, on see edasiviiv jõud, mis viib sind kuskile uuele tasandile, mida sa ei pruugi praegu näha ega aru saada, vaid sa võid seda nimetada arengukriisiks, kui sa tahad, ja see on väga, väga õnnelik ja õnnistatud seisund. Aitäh sulle, ma vahel proovin ka niimoodi positiivselt mõelda, et see kriis viib mind järgmisele sammule. Aitäh, Tiina. Ma olen Tiinaga väga nõus. Ma psühholoogiat ei tea ega jaga, aga lugedes tarku iidseid tarku, siis prohvet Khalil Gibran, kui tal paluti, et räägi meile, ma ei mäleta, kuidas see oli, kas siis õnnest või rõõmust. Räägi meile rõõmust, siis ta ütles, et selleks, et tunda tõelist rõõmu, pead sa olema tundnud ka tõelist kurbust. Et see on nagu, kurbus on nagu rõõmu anum. Nii suur, kui on anum, nii palju saad sa sinna ka vett kallata. Kas see on umbes sama teema? Ehk siis need on meile head, need kriisihetked. Need ei anna, need tasub nagu nii-öelda enda kasuks pöörata. Et varem või hiljem, kui sa ei satu nii-öelda häiresse ja tõesti nagu depressiooni, mis vajab meditsiinilist sekkumist, siis sellisel juhul on see hea, et selle enda nii-öelda selle kurbuse või kriisi eest ei saa põgeneda, et teda ei saa mingisuguste nutikate vahendite või lahendustega kusagile ära kaotada. Teda saab edasi lükata, aga ära kaotada nagu ei saa. Ma ütleks nii, et normaalne inimene peaks tundma kõiki tundeid. Ja kui me hakkame oma päeva vaatama, hakkaks nagu smailidena kirja panema oma päeva, kui keegi suudaks nagu minut haaval, iga minut fikseerida selle smaili, mida ta hetkel tunneb, et siis me näeme, et selle ärkveloleku ajal me tegelikult tunneme absoluutselt me võime kõik need emootikonid üles joonistada, mis Facebook välja on mõelnud. Et meis on, normaalses inimeses on hästi palju tundeid ja häid ja halbu tundeid, kas ühe palju, aga me paratamatult neid tunneme. Aga mida nüüd kogu see õnnendus või hedoonika või kuidas keegi tahab nimetada, õnneteadus, mis on ka üks suur niisugune merkantiilne ja kaubanduslik ja väga suur tööstusharu, et mida see hedoonika on siis meiega teinud, on see, et ta on õpetanud meid õnne taga nõudma. Et hommikust õhtuni me kogu aeg otsime ja võrdleme oma elu mingisuguse mudeliga, kellel siis mis mudeliks on, et kes leiab selle mudeli kroonikast, kes ükskõik kust, aga kogu aeg on mingisugune taustsüsteem, kuhu ma justkui peaksin ennast panema. Ja kui õnnetuse valemitest rääkida, siis üks kõige kindlamaid õnnetuse valemeid on iseenda võrdlemine ükskõik mille või ükskõik kellega. Aga loomulikult me ei saa ilma võrdlemiseta ju kuidagi olla. Nii et need negatiivsed tunded meil paratamatult on ja nüüd, kui me tahame nende õpetuste põhjal, siis nendest hoiduda, sest et kirjutatud on, et sa pead jõudma mingisugusesse rahuseisundisse ja olema seal õnneplatool kogu aeg, aga võta näpust, ma ei ole seal kogu aeg, et ma ikka kukun ära ja siis ma olen veel vihasem, et kuidas mina siis kukun ära ja kõik teised suudavad seal nii püha Buda ja Jeesus Kristuse ja kõikide teiste pühameeste moodi seal püsida ja jälle teeb õnnetuks. Et selle vastu on ainult üks vaktsiin, et
mitte kõiki neid õnneteooriaid nii tõsiselt taga nõuda üldse. Ja ainult õnnelikud inimesed on siis minu arusaamist mööda ühes konkreetses pigem nagu kinnises asutuses, kus ei tunta negatiivseid tundeid. Jah, see on huvitav see, mida sina, Alar, alustasid välja tõid, et kui nüüd siin sellisel võib-olla New Age-likult väljendada, et me elame sellises duaalses maailmas, aga samas, kui lähme orienti, ka seal on yin ja yang ja me elamegi sellises maailmas, kus on mõlemad need poolused olemas, meie olemuse mündil on nii hea kui halb, nii õnn kui õnnetu olemine, et mulle tegelikult meeldis see, et sa ütlesid selle õnnetuse valem, et see võrdlema, see tegelikult võtab selle inimese kannatuste raja ikka nii hästi kokku, et me ju väga palju ise endale neid kannatusi läbi just selle sama võrdlemise ja muude selliste mõttemallide tekitame, et miks me siis tahame sellest õnnetusest välja pürgida, et kus siis on tulnud see õnneotsing, et ma nüüd otsin õnne, ma tahan seda heaolu, ma tahan seda, kas see on siis hedonism, et ma tahan naudingut ja ma tahan, et ma oleks kogu aeg hea, või on see hirm, et ma kardan, et kannatused on liiga rasked, äkki ma ei pea vastu, või on see hoopiski see, mida näiteks selles samas raamatus Halla kosmos palju õnne, mulle meeldis, Harry Kingo tõi välja, et me ei otsi mitte õnne, vaid me otsime õndsust, mis on juba sellest õnne ja õnnetuse seisundist justkui kõrgemal, millest kirjutavad vanad vaimsed teosed, suured vaimsed õpetajad on sinnani ka jõudnud, et murda sellest inimeseks olemise olemuslikkusest siis välja ja jõuda sellesse siis õndsusesse või mida me siis otsime. Et tänagi, eks ju, suure teose meisterdasime valmis kõikidele õnneotsijatele ja siis ma hakkan praegu mõtlema, mis kasu sellest siis üldse on. Et miks me otsime seda õnne? Ja miks me põgeneme õnnetuse eest? Või mida me siis tegelikult otsime? No lihtne ja küüniline vastus olekski see, et see on praegu ajanõue, et see on moes lihtsalt. Aga loomulikult on õnne otsitud kogu aeg läbi sajandite ja aastatuhandete, aga seda on nimetatud erinevalt, et tõepoolest veel Tammsaare pani põrgupõhja Jürka õndsust otsima, eks ju, et isegi kurat saadeti maa peale õndsaks saamist otsima ja kes mäletab koolikirjandusest, mis siis sai, et kas põrgupõhja Jürka sai õndsaks või ei saanud. Eit teadis, aga Eit suri ära. Mina otsin nagu õnne, kuni võib öelda, eks ju, selle küsimuse otsevastusega. Sest või sa küsisid, miks üldse otsitaks? Ma arvan, et vastus on hästi lihtne, keegi taha olla õnnetu. See ei meeldi mitte kellegile, sest see ei ole meie üllaim olemise vorm. Kõik teavad, et nad on oluliselt paremad armastajad, mitte ainult oma lähedast nagu naisele või mehele, vaid nagu ja lastele, kaaslastele, kõigile, kui see seisund on teine. Kui siin sees on hea olla, siis kõik sõnad muutuvad, kõik mõtted muutuvad, kogu loovus muutub, kõik muutub, saab hoopis teise kvaliteedi. Ja seetõttu minu jaoks on see niisugune personaalne missioon, see õndsus, sest ma tean, et see on võimalik, et see ei ole teooria. Ma arvan, et see õnnetuse tunne võimendus ka läbi selle, et nüüd ma olen kuskil 1,5 aastat igapäevaselt tegelenud mindfulness meditatsiooniga. Ja ma tegin varem ka erinevaid meditatsioone, kus ma proovisin läbi meditatsiooni luua mingit seisundit, mis ongi see õndsuse seisund justkui. Aga mindfulness justkui hästi tugevalt rõhutab seda, et jälgi lihtsalt objektiivselt, mis su sees toimub. Ja siis, kui sa objektiivselt jälgid seda õnnetu olemise tunnet, siis mõneti ennem võib-olla see oli kuskil taustal ja niisugune rahutus ja ma jooksin virvarr ringi. Ma isegi ei märganud täpselt, ma ei tajunud ära, kus ta mu kehas on, aga kui sa nagu treenid seda vaatlejat jälgima, puht jälgi seda, mis su sees toimub, siis kuidagi see on intensiivsemaks läinud. Ja ma saan aru ka oma õpetajatelt, et see ongi mingi etapp, sa ütlesid, et see on, kuidas sa nimelt seda arengukriis, et see on etapp, sest tõesti inimesed, kes hakkavadki vist mindfulness meditatsiooniga tegelema, neile tundubki, et nende elu läheb mingi aeg halvemaks, sest nad näevad seda halba selgemalt. Aga samas nagu on ka tekkinud väga võimsad kogemused läbi selle, et ma mäletan, et oletame, et see on minu selle aasta üks õppetund näiteks selle negatiivsuse kohta just, et mida siis teha. Et üks autor, kes selle aasta algul minu ellu tuli, David Hawkins, üks psühhoterapeut ja psühhiaater, kirjutas nii hästi ja ma tundsin ennast väga selgelt ära, et inimestel selle negatiivsuse tegelemiseks
on 3 põhistrateegiat. Üks strateegia on see, et negatiivsus surutakse endal justkui supressiooni või repressiooni teel alla, mis tähendab seda, et näiteks minu puhul ma aasta alguses, kui mult oleksid küsinud, kuule Alar, kas sa vihane ka vahel oled, ma oleks öelnud sulle mingisuguse pseudo vastuse, et ma vist ei ole, ma olen sellest vihast juba üle, ma sealt olin juba ammu, kasvasin välja. Või siis kas sa uhkust tunned ja ülbust tunned, siis ma oleks ka sulle öelnud, mul vist neid tundeid enam ei ole, sest ma nii vaimne. Ja need olid ilmselt minu jaoks need 2 tunnet, mida ma jube osavalt ei lubandki endal tunda, seepärast need ei ole justku minule, kes ma siin olen, ma ei tea, õpetan positiivsust ja kuidagi kõike seda, mis ma teen, et see ei ole mulle kohane niisugused madalad tunded. Teine asi, mis ma tajusin samamoodi ära, oli seda võib-olla vähem enda pealt, aga võib-olla suhetest, kus ma olen olnud, et üks viis, kuidas emotsiooniga, selle negatiivsusega tegeleda, on see, et ma elan selle välja, karjun näiteks kellegi peale, kui ma ära karjun, siis nagu on palju lihtsam. Ja minu peale on päris palju karjutud ja ma olen tõesti näinud, et inimesel hakkas lihtsam. Aga minul hakkas iga kord nagu raskem ja ma arvan, osaline see negatiivsus, mis mul täna taustal ongi võib-olla mineviku karjumiste nii-öelda korda tegemine. Aga 3. viis tabas mind eriti, et kus ma tundsin just ennast ehedalt ära, oli see, et kui inimesel tekib, ütleme siis, pahemda miinusmärgi tunne, negatiivne, õnn on positiivne, bla, eks see ebaõnne tunne, ehk siis miinustunne, et siis inimesed leiavad asendustegevuse, ehk nad hakkavad midagi tegema, kes hakkab arvutis chatima, kes võtab telefoni, kes hakkab tööle, kes saab kellegagi kokku ja seal oli ka mainitud, hakkab lugema ja siis ma avastasin, ma olen olnud aastaid tohutu lugeja, hullult palju lugenud ja kui sa ütled, et kas see raamat on mõttetu, aga kindlasti mitte, sest lugedes, sest õnnest tekibki selline hea tunne, ma ei pea silmitsi olema selle valuga, mis mu sees on ja ma olen niimoodi vältinud oma valu aastaid, tegelikult juba ma arvan, ma olen 33 saan see aasta, et 10 aastat ma olen kindlasti rohkem 15 aastat vältinud valu läbi tegevust. Aga siis nagu see 4. strateegia, mida ma ei teadnud, et üldse eksisteerib, et lihtsalt kui sa avastad, et see paha tunne on, istu selle paha tundega, nagu hästi selgelt istu selle paha tundega ja kihvt ongi kogeda, et vahel istud ja see paha tunne kasvab nii suureks, lihtsalt kasvab ja vaatad, kella tund on möödas, 2 tundi, aga kõige rohkem on 4 tundi istunud järjest negatiivses emotsioonis ja selle tulemusena ja iga kord, see on minu kogemus ja elukaaslasega, mõlemad on sama kogemusega, on see siis vahel tund, on see mõnikord siis tõesti äärmuslikult 4 tundi, see paha tunne justkui lõppeb ja siis täitud tohutu armastuse ja heaolu tundega, mis enamasti püsib mingi periood. Eks on selline huvitav kogemus praegu. Et sai vastused, miks ma otsin seda, sest ma tean, et see on olemas seal, et mu loomulik olemus ei ole negatiivsus. Kuigi mu aju on evolutsiooniliselt programmeeritud olema negatiivne, sest ilmselt mitu miljonit aastat tagasi, kui ma olin mingi orav kuskil, siis jooksin seal metsas, siis vaatame, et võtame selle motivatsioonisüsteemi, see piits ja präänik, et nagu üks osa ajendab mind seda präänikut saama, aga kui ma seda präänikut täna ei saa, mingil põhjusel ei leidnud präänikut, porgandi ei leidmata. Ma saan selle porgandi alles homme, siis pole hullu, ma elan üle. Aga kui ma piitsa täna ei märka, siis võib-olla seda homset üldse ei tule sellel oraval. Et seetõttu see aju justkui on programmeeritud kartma seda reaalsust ja seda maailma, mul on tunne. Aga mul on tunne, et ka seda aju saab ümber kasvatada. No Jan, räägi vahepeal natukene enda õnneotsingutest ja võib-olla siis õndsusotsingutest, et kui sa ka rääkisid seda, ma mõtlesin, kas ei ole jälle, me jõuame ikka tagasi nendele eksistentsiaalsete teemadeni, et kõik see õnneotsing on mõnes mõttes ka iseenda otsing, et sa otsid ikkagi seda iseendaks olemise viisi, mis on sulle kõige omasem, kõige loomulikum, kõige õndsuseni siis võib-olla natukenegi tõukavam, et ka lootusrikas selle juures, et äkki siis üks päev, kas äkki on meisse kodeeritud mingi selline, ma ei tea, virgumise poole, pürgimise seeme. Kuidas sul see käib? Kuidas sul üldse hakkas see? Õnn ja õndsus, et nendest ei saa vist samas nii-öelda kategoorias rääkida, et nad on ju täitsa nad ei ole nagu, nad on täiesti eri kategooriad. Ehk kui me sellest õnneotsingust räägime, et siis mulle tundub, et kui me selle õnne seame õnne eesmärgiks endale, et saavutada õnn, siis ei saagi õndsaks. Et see
see õnn on mingisugune, mis seostub meil selle materiaalse hüvega, et seda ei olegi võimalik võib-olla siin maa peal nii saavutada nende vahenditega, mis meil siin on antud. No ma ei tea, võib-olla, ma spekuleerin lihtsalt, et kus mina tean. aga see õndsus, mida Harri Kingo mainis, võib-olla see ongi mingi loobumine. Just nimelt, kui ma olen ka tänulik selle eest, et ma sain mingisuguse julguse loobuda kas või näiteks sellest õnneotsingust, siis see annab mulle selle vabaduse ja siis mul on võib-olla mingi šanss nii-öelda selle õndsaks saada, õndsus saavutada. Ehk siis see on hoopis teine kategooria, seda ongi raske mõista, mina seda ei mõista, aga ma ikka püüan. See on, siis me räägime juba mingist transcendentaalsusest, millestki, mida me ei saa kogeda siin, aga me saame siin maises maailmas nende vahenditega luua mingid kujundid, mille kaudu me saame midagi sarnast luua, mis võib meid oodata transcendentses maailmas. Ehk siis oma mingite kogemuste kaudu luua mingisugune ettekujutus selles, mille poole võib-olla üldse on võimalik püüelda. Ma praegu kõnnin täitsa libedal jääl praegu, kui ma siin siukest juttu ajan, aga kus nagu mitte siin? Toomas Urbile ka, et näed, ma lähen väga libedale jääle praegu, enne kui ma siin saadet alustasime. Toomas ütles mulle, et siis võta suur roog sisse ja lase liugu. Ma praegu lasin väga pika liu, aga andke mulle andeks. Et mind jäi lihtsalt natukene segama see õnne ja õndsuse samas kategoorias nagu rääkimine, kuigi selles mõttes ma tahtsin natukene selgitada seda. Kas see on siis miski, mille poole sina suundud või pürgid või teed oma igapäevaseid väikseid sammukesi, et sellele lähemale jõuda? Jah, midagi taolist ma teen küll. Aga kui sa küsisid minu käest, et räägi oma lugu, siis tõepoolest mind õnnistati selle alkoholismiga. Ma olen sellest palju rääkinud, aga tänases kontekstis ma räägin siis korra üle veel. Et tegelikult see oli minu hüppelaud. Ilma selleta ma ei oleks nendele otsingutele asunud. Ma olin väga suures kriisisituatsioonis, ma olin kõigele juba käega löönud, siis mulle öeldi, et sa pead hakkama paluma kainet päeva ja õhtuti tänama. Siis tuleb see tänulikkuse asi. Keda paluma? No küll palu lihtsalt ja täna. Okei. Mul muud üle ei jäänudki. Ma ei olnud selles mõttes usklik inimene ka nii, aga lihtsalt öeldi mulle, et sa pead endale tunnistama, et sina ei ole võimeline. See on väga suur teemanik jõud, see alkohol, et sina ei ole võimeline sellega ise hakkama saama. No ma suutsin seda ja siis hakkasingi paluma ja tänama endast tugevamat jõudu, kes on minust tugevam, kes suudab mind sellest välja tõsta. No, see on teie asi uskuda või mitte, aga mind kuuldi. Ja lihtsalt, mina seda hetke ei mäleta, millal mu elu paremaks läks, aga lihtsalt mind võeti niimoodi kraest kinni ja tõsteti sellest mudast välja. Täpselt ma seda selgitada ei oska, aga ju ma siis oskasin paluda ja tänada kogu maos. Aga mis peale seda? Mis peale seda sinu elus juhtuma hakkas, et kui sa läbi palumise, tänamise said mudast välja, mis siis järgnes? Mis etapp siis tuli, mis on toonud sind siia tänasesse päeva? Kus su päevades on üsna palju, ütleme, sellist vaimsust, vaimsusega tegelemise praktikat? No mind viidi siis Indiasse üks
väga kena inimene tuli just sealt, aga siis võttis mind kaasa mingil hetkel ja seal üks väga hea sõber, kes nägi mind ja küsis, millega ma tegelen ja ma ütlesin, et ma tegelen ühe igase nõmeda tööga, et ajan mingit ja ühesõnaga lähen lavale ja ajan mingit soga ja siis nad naeravad ja ma olen tüdinud sellest, et ma enam väga ei viitsi. Ta ütles, mis asja, et see on kõige parem töö üldse, mis saab olla. Sa ajad inimesi naerma. Vau! Ja ta rääkis mingi 10 minutit ainult ja ta muutis mu vaatenurka minu tööle ainult mingi mõni kraad. Ma saavutasin enne ma olin justkui mingi tähtis näitleja, kõik purjuse puha nagu peab, et väga kõva vend, et peategi mind vaatamas käima ja nii edasi. Raha oli raske teenida sellises nii-öelda, kui ma niimoodi suhtusin oma töösse. Ta muutis väikse kraadikese, see sõber seal Indias. Näitas mulle, kui tähtis mu töö on, aga ta muutub tähtsaks alles siis, kui mina olen tänulik, kui mina teenin publikut. Ma hakkasingi teenima, inimesi teenima. Hakkasin olema tänulik selle eest, et ma saan nendele pakkuda seda, mis mul on. Kõik muutus. Vaatenurk muutus ainult mingisugune väike kraadikene, aga kogu elu muutus diametraalselt 180 kraadi. Võib-olla oligi raskus selles, et seda väikest nurka oli raske teha, seda nii-öelda vaatenurka. No see oligi niisugune muutus, et ma muutsin lihtsalt oma suhet ja suhtumist, oma kutsumusse, milleks mind on kutsutud. Tähendab, sain lihtsalt ühe väga hea välise tagasiside selle kohta ja ma sain kindlust, et ma ikka olen selleks kutsutud ja seda ei tohi niimoodi ülbelt teha. Ülbus ei aita kaasa. Enese tähtsustamine ja see ei aita kaasa õnnelik olemisele. Kuidagi nagu sealt kaudu leidsin selle asja, nagu kuidas olla nagu sellisem stabiilsem. Ja ei olegi vaja nagu mingisuguseid midagi muud, kui lihtsalt olla niisuguses meditatsioonis, mida ma ka teen. See on niisugune katkematu meditatsioon, see ei katkegi. See on, võib-olla on siin õigeusklik ja see on natuke sarnane sellele, et sa kogu aeg loed nagu mantrat, eks. Tegelikult ma praegu ka loen. Ja see hulluks ma ei ole läinud, ärge kartke, see teeb mind kainemaks, kui alkohol. Jaa, tõesti teeb. Ja nii lihtne see ongi. Selle sama mantra viis Prabhupaad kunagi 60-ndatel andis selle hipidele ja nad said häpideks. Mis mantra see oli? Kõik, kes tahab, saab küsida mu käest Facebookis, ma võin öelda. Selle mantra vastu on natuke allergia meil siin väikses ühiskonnas, ma ei taha seda praegu öelda. Ütle ikka. Mõtle, inimesed saavad hipidest häpideks. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Väga lihtne. Tõlgi ka. Said õnnelikuks. Jaa. Mina ei julge seda tõlkida, et ausalt ma ei julge seda tõlkida praegu. Siis kui Arne Lauri reisilt tagasi tuleb, siis me saame... Jaa, Arne Lauri tuleb tõlkida. Sa ei julge tõlkida seda, miks? Ma tõlgin seda täiesti kindlasti valesti. Sellel on väga lihtne on seda tõlkida, aga teiskeest väga keeruline. Ma parem ei riski.
Tiina Alar, tahate Janni lugu äkki omalt poolt, ütles Tarmo Urb. No, Tarmo Urb, lihtne lühike tõlge, kanep. Aga kas tahate Janni jutule lisada omalt poolt midagi? Mina võin nii palju tõlkida joonealusena, et see Janni lugu oli nii ilus, et siis ma annan sellele niisuguse joonealuse väikses kirjas tõlke, et see, millest Jan rääkis, on oma tegevusele tähenduse andmine ja mida ka peetakse hästi tähtsaks, et see tõesti, et kui sa teed mingit asja päevast päeva, hommikust õhtuni ja ei mõtesta seda, siis võib see hakata tunduma kohustusena. Üks rängemaid kohustusi on raha teenimine. Me kõik peame seda teenima, eks ju, meil läheb seda vaja iga päev. Ja see tundub nagu tüütu, tülgastav, vastik, kes seda kuidas enda jaoks nimetab. Aga kui leida sellele tegevusele, mille kaudu siis tuleb mu igapäevane leib lauale, et kui sellele leida see põhjendus ja tähendus, nii nagu Jan seda praegu siin ära seletas, et see on see paar kraadi ja siis muutub see kõik korraga nii toredaks ja sa ei pea ennast enam hommikul ärkama sundima, sa ei pea nagu mitte midagi sundima, sest et sellel kõigel on järsku mingi mõte, aga sa pead selle nagu ise enda jaoks lahti seletama, ära mõtestama, et sa pead selleni jõudma. Kuidas keegi jõuab, see on juba igaühe enda asi. Ja nagu raha teenimine on hirmus kohustus ja raha teenides mõtled sa nii palju rahale, et seda jääb kogu aeg puudu ja saab otsa ka, et kui mina nagu ennem teenisin rahas, mul ei oldki raha. Mul ei olnud tõesti, aga nüüd ma kuidagi nagu üldse ei mõtle selle peale. Mul on nagu kogu aeg, mul ei ole teda, ma ei loegi enam üldse raha. Mul on 3 maja. Mul ei olnud enne mitte sittagi. Mul on 3 maja, mingisugune 3 autot ja tuleb juurde. Ma ei tea, mida ma teen nendega. Tõsiselt, Ma ei tea, mida ma teen. Ühe maja võid mulle anda. Okei, palun. Andmise rõõm pidi ju suurim rõõmule. Et see Tiina juttu, ma võin nagu kinnitada siin oma näitel, et see unustad ära selle raha teenimise aspekti ja naudid seda, mida sa teed. Sest tegelikult me ikkagi seda nagu nii-öelda tööd teeme väga suure osa oma elust, et aga see ei pea olema töö, see ei pea töö olema. See võib olla lihtsalt see looming, mis ilustab meid ja õnnistab, mitte töö. Ma hästi tänan siin see inspireeriva loo eest, et sul on uuringute järgi tõenäosus elada 95-aastaseks ja enamgi, et miks sellepärast, et see on lihtsalt jälle aktuaalne teema, mis mind on ennast puudutanud ja see lugu inspireeris mind, et nii ongi. Et ma olen vahel seda koolitust rääkinud, et 1958. aastal selline mees nagu George Gallup viis läbi uuringu 100 Ameerika meeste seas, kes olid elanud juba 95 ja enam. Ja tahtis teada, mis neid ühendab, äkki leiab mingi ühise lüli. Mis ta siis avastas oli see, et need mehed, kes olid 95 pluss vanuses, need kõik olid läinud pensionile alles peale seda, kui nad olid 80-aastased. Siis tekkiski küsimus, et miks üks normaalne inimene peaks töötama veel 15 aastat kauem kui nagu teised inimesed. Mis sealt siis selgus oli see, et need mehed, kes siis töötasid veel 80-selt ja seetõttu olid justkui kaudse tagajärjena 95 pluss aastat vanad, need leidsid, nendest 93% leidis, et nende töö on tähendusrikas. Ja kusjuures need tööd, mida need mehed tegid, ei olnud üldse mingid ilmtingimata mingid olulised või oluline valesõna, vaid sellised glamuursed. Paljud olid töötasid laomeestena, mõni kuskil kaubanduskeskus, justkui hästi palju lihttöid tavamaailma, selle stereotüüpse maailma mõistes. Ja siis sellest ongi selline nagu siis sotsiaalteadlased toonud selline nagu võrde, et oma ametile saab läheneda läbi ühe perspektiivi 3. Et üks perspektiiv oma ametile lähenemiseks on see, et ma näengi oma ametit kui tööd. Ja kui inimene näeb oma ametit kui tööd, siis ta teeb seda tööd peamiselt raha pärast, ehk ta ootab nädalavahetust või päeva lõppu ja tahab rohkem raha saada. Ehk see on see ilmselt väga kurb osa, kus olla. Siis teine seltskond näeb oma ametit kui karjääri, ehk nemad teevad seda sama asja, aga teevad selle sooviga, et äkki mind edutatakse kaudselt, siis ma saan rohkem võimu, raha või naisi või mis iganes sealt lõpuks võiks tulla.
Ja siis on kolmas, kuna see meeste uuring, eks ju, ja siis kui on kolmas seltskond inimesi seal katses siis, kes nägid oma tööd kui kutsumust. Ehk need, kes näevad oma tööd kui kutsumust, nad näevad, et seal tööl on mingi mõte või tähendus. Ja nii võikski nagu siis järeldada, et okei, et äkki on siis niimoodi, et just kui lihttöölised, nende amet on siis töö, need, kes on juhid, neil on karjäär ja siis õpetajad, arstid, teadlased, neil on siis see kutsumus. Aga siis seal selle uuringu lõpus oli ilusti kokku võetud selline lause, et tegelikult selle kõik võtab kokku siis NASA koristaja lause, kui talt küsiti, mis on sinu töö ja mille peale ta siis oli vastanud, minu töö on saata inimesi kuule. Et see on selline kutsumuse leidmine igas tegevuses. Minu meelest see on maailma kõige parem kasulikum töö. Et see on see väike vaata muutus fookuses. Aga ma ise kogen seda igapäevaselt samamoodi, kui tähtis on see, kuidas ma tõlgendan oma tegevust. Ja see ei tule mul alati nii hästi välja, kui tundub, et sul tuleb. Ja nendel päevadel, kui ma tajun selle tööväärtust, mida ma teen, on hoopis teine olla. Ma jätkaksin või lõpetaksin selle sinu mõtte ära, et selle tähendusrikku töö järgi võiks siis arvata, et arstid, õpetajad ja kõik need abistavate elukutsete esindajad on maailma kõige õnnelikumad inimesed. Et tegelikult uuringud näitavad, et nemad põlevad kõige kiiremini ja kõige kergemini läbi ja nende eluiga kipub hoopiski lühem olema. Et kuidas seda siis seletada? Aga minu seletus on sellele, et just nimelt, et neil ei ole seda 1 või 2 kraadi, mis Jan on leidnud, et nad ei ole seda oma tööle leidnud. Nad teevad küll väga tänuväärset tööd, ent ei põhjenda seda endale niimoodi ära. Ma arvan, ma ei tea, ma ei ole ise arst. Mina pärast kirjutan selle haare üles, et on päris hea. Ma arvan, siit on palju häid mõtteid, mida üles kirjutada, aga ikkagi hea küll, kui me käisime läbi korra selle, et meie olemusel on ikkagi see on münt, millel on 2 poolt, et pole mõtet püüelda sinna, et lihtsalt mitte kogeda mingeid emotsioone. Et kui on õnn, siis on ka see teine pool ja nii edasi ja sealt siis äkki jõuame sinna õndsuse juurde. Aga kui me tuleme tagasi tänapäeva argimaailma, kus tahame või ei ja seda suuresti ka tänu meediale, on tohutult palju ikkagi sellist ängi ja kurbust ja hirmu ja valu ja kannatust. Et kui mõelda selle tänapäeva infoajastu peale, kus tuleb kõik see, mis müüb, eks ju, ja mis meie neid madalaid tunge tallab, et kas siis äkki sellest on tulnud see õnneotsingute ajastu, millest sa ütlesid, et see on tänapäeva ühiskonnale sümptomaatiline, et me oleme just kui meile tambitakse kogu aeg ühte ja siis seal tekib automaatselt selline vastureaktsioon ja siis me püüame nagu kuidagi välja saada, natukenegi värsket õhku saada. See õnnetööstus toodab kindlasti hästi palju õnnetust. Ja aga tänapäeva argimeedia toodab 100 000 kordi rohkem õnnetust, kui kogu õnnetööstus kokku suudaks. Ega õnnetööstus neid uudiseid ei trei sellest, kui õudne kuidas on uudised ja õnnetused unne seotud? Sest et inimene loeb, et olukord maailmas on väga halb, kohe on sõda, kohe on vaesus, nälg, kõik läheb veel hullemaks kui on, ma pean veel rohkem pingutama, ma pean kõikidega ennast võrdlema, kui ma vaatan meelelahutusajakirjandust näiteks, et kõik on ju nii ilusad ja rikkad ja edukad, et kõik see argimeedia, mis on klikimajandusel põhinev, et ta ikkagi tallab neid samu tunge. Ma ei väida, et õnnetööstus ei toodaks õnnetust, eks ju, aga mulle tundub, et see on selline, nagu sa ütlesid, sümptomaatiline hoopis sellele infoajastule, mis on muutunud selliseks, et üha rohkem, veel rohkem kultiveerida seda. Või on see tegelikult õnnetööstuse vandenõu? See pilt, mis sa infoajastust maalid, on kahtlemata väga kurb, aga on üks võimalus, kuidas sellest pääseda. Mitte lugeda. Sellest me ei pääse lugemisest, sest et normaalne inimene ikkagi, me elame mingis infoväljas ja sotsiaalvõrgustikes ja me suhtleme inimestega, me kuuleme seda kõike, aga inimese enda valik ja vastutus on see, et mida ja kuidas ta vastu võtab, ehk et millise kaitsekilbi või millise filtri ta enda ümber ehitab, et
esiteks, kas ta võtab seda vastu läbi negatiivse filtri, kas ta ehitab enda ümber näiteks niisuguse toreda oranži kummist niisuguse kosmosekapsli, kust ei tule halvad asjad läbi näiteks ja elab seal oma roosas mullis väga, väga rahulikult. Et see on ka võimalik mentaalselt ehitada endale selline kaitsekiht ümber. Et kõik need sõjad ja terrorism ja muud õudused jäävad meie ümber, et see on täiesti selge, aga me ei pea neid läbi elama, et me ei pea neid võtma läbi isiklike emotsioonide filtri. See on iga inimese võimete kohane. Aga... Et see aeg ei ole nii hull, et meie ise anname hinnangu selle. Ei, ma ei arva, et aeg on alati hull olnud, lihtsalt varem me ei teadnud sellest nii palju, kui me praegu teame, et see natukene forsseerib meie seda ärevust ja nagu ka võib-olla maailmavalu ja sellist tulevikuhirmu ja kõike seda, et vanasti ma utreerin ka, eks ju, et vanasti elasid külas, ei teadnud midagi. Nii kui mõisnik tuli andis piitsa, aga nüüd on sul ka kogu maakera häda ja ikaldus on sul nii-öelda iga päev paari kliki kaugusel. Et tegelikult mind hakkas hoopis huvitama see, et sa ütlesid, et õnnetööstus, et see toodab seda kannatust ja õnnetust, et räägi natuke sellest õnnetööstusest lähemalt. Mina tean õnnetööstusest väga vähe, ma ise selles tööstuses loodan, et väga ei osale, aga ega ma sellest vist päriselt ka ei pääse. Aga ütleme, et suur praegu on turism on meie lahutamatu elu osa. Nüüd sellest turismist sinna on tekitatud täiesti uus eraldi sektor, eks ju, mis me võime panna mingi tingliku stardijoone raamatu ja filmiga Sööpalvet armasta, kuigi kõik need eneseotsingute rännakud ja turism sellisena oli ammu enne seda olemas. Praegu käivad Santiago de Compostelas rändamas, eks ju, mis on väga tore ja seal on 1000 aastat käidud. Aga nüüd mina ei ole seal käinud ja kui ma nüüd kuulasin ka Hallo kosmose saadet, eks ma olen ammu mõelnud, et ma tegelikult tahaks minna, aga nüüd ma juba hakkan tundma sellist survet, et kõik on käinud ja mina ei olegi veel käinud ja kõik on juba nii palju raamatuid sellest kirjutanud ja mul ei ole ikka midagi öelda, mul on täiesti õnnetu nüüd juba, et mis ma nüüd teen siis, ja samas ma ei kisu ka mind otseselt sinna palverännakule, aga juba tunnen, et surve on olemas. Kas see on ikkagi see ühiskondlik võrdlemise surve või siin ka sinu puhul võib mängida rolli veel ka selle konkreetse näite puhul see, et see juba devalveerub ära, et nii-öelda kõik vaimlejad käivad Santiago Compostelal ära, nüüd mina enam ei tahagi, nüüd ma lähen kuhugi mujale Tiibetisse hoopis või ei lähe üldse. Ta kindlasti ei devalveeru, et ma arvan, et kõik need inimesed, kes seal 1000 aasta jooksul on käinud, et nad on sealt leidnud seda, mida nad on otsima läinud, ehk et iseenda. Ja eks ma siis... ju ma siis pean ka seal kunagi ükskord siis ära käima. Jan, kas sina oled käinud palverännakul? Ei ole. Kunagi, kui tulid need 90-ndatel need usklikud hakkasid maale tulema, siis oli ka ikka üks sõber läks ja teine läks ja vaatasid, et nii šef värk ja ka ma olin nii, siiamaani olen nii tavaline ja inimene, ma mõtlesin, et seal käivad ikka mingid tähtsamad nagu. Et see on mingi tähtis värk ja ei pööranud sellele nagu väga tähelepanu. Aga rännak kui niisugune iseenesest mulle meeldib, jah, aga ma ei ole ühest punktist teise minemine, eks ole, et annab niisuguse mingi kvalitatiivse muutuse peaks siis andma. Mis mul muide on mul üks lemmik filmi žanre on road movie. Üks, mida ma olen ise teinud ka, on Jan Uuspõld läheb Tartusse, kus siis peategelane teeb läbi väikese muutuse. Täpselt ma ei tea, mis muutuse ta seal teeb, aga midagi temas muutub alati. Seal oli see eesmärgistatud tegevus, ta pidi jõudma Vanemuise Tammsaare tükki mängima, sest ta sai peaosa. See Jan Uuspõld seal. Aga see on nüüd jäänud ainus palveränd, aga see oli ka virtuaalne.
tere õhtust. Mul on kõigile 4 siis osalejatele küsimus, et milline on teil sellest elust kõige esimene õnnelik mälestus ja kui vanalt see oli? Aitäh! Väga huvitav. Alar, hakkame sinust pihta. Võib-olla on midagi varasemat, aga mul meenub üks mälestus, ma pean olema, ma arvan, 6, 7, 8 ja see praegu tuli niimoodi eredalt ja ma olen Saaremaal Mändjala rannas vanamaga ja siis ma olen vees ühe tüdrukuga, keda ma ei tea, kes see tüdruk on, ta on sama vana kui mina ja siis me kükitame seal nagu lapsed palju pepuga kükitavad ja siis korraga see tüdruk küsib, et kuule, et kas sa ka pissid vette või? Ja siis ma ütlen, et jaa, siis ta pissime koos. Ja siis me hoiame käest kinni seal ja pissime koos. See on nagu üks elu parimaid esimest mälestust. Ja iga kord, kui ma tänapäeval ka vette pissin, siis ma tunnen ennast hästi. Ma soovitan seda soojalt. Valida tuleb muidugi kus. Spaades on, et sinine värv tuleb seal ei saa. Aga... Tiina. Kõik lapsepõlve mälestused on õnnelikud, aga ma seostaksin seda tänase päevaga, et kui ma täna hommikul ärkasin ja läksin välja ja vaatasin, et sirelid hakkavad ära õitsema ja ma mõtlesin, et see sirel, mis mul on kodus maja taga, et ma ei olegi teda nuusutanud, et ta hakkab juba ära õitsema ja siin ta on mul lõhnanud kogu aeg oma 2 nädalat akna all ja ma ei ole nuusutanud, ma tundsin ennast nagu süüdi selle sireli ees ja siis ma nuusutasin teda ja ma tundsin seda niukest, teate küll sellist natuke nagu imalat närtsiva sireli lõhna. Ja siis mul tuli meelde seesama lõhn, et ma olen seda ju ka lapsepõlves tundnud, et see kuidagi lõi mul niukse selle lapsepõlve tunde tõi esile, et konkreetselt mälestust ei olegi, aga lõhn on ka väga selge mälestus, nii et see oleks tänase päeva emotsioon. Mina võin üldse oma esimese mälestuse, mida ma mäletan nagu, ma pidin olema siis vähem kui 3-aastane, kusagil 2-3 aastase vahepeal, sellepärast, et see on mu isapoolne vanaema, keda ma mäletan, et ta naeris mingi minu nalja peale. Ja see on mulle nii meelde jäänud. Ja võib-olla kujundas mu elu, sest et see on ainus mälestus mul sellest vanemast, teda ma rohkem ma ei mäleta ihusilmaga, ainult siis nagu fotode pealt. Ma usun, seal võib tõesti võib midagi olla, et see vanaema andis mulle midagi väga palju kaasa selleks eluks siin, sellepärast, et mul on karjuv vajadus kogu aeg inimesi naerma ajada. Ja see on nagu hapnik minu jaoks ja see tihti peale teen ka ma lihtsalt lolle nalju, lootes, et keegi hakkab naerma. Aga ma lihtsalt ma tulistan nagu kuulipildujast, et mõni läheb ikka täppi. Mõni nali. Enamus ei ole naljakad, aga mõni on. Panen nagu massiga, Kui äkki meil oli see ühine vanaema. Meil võis ühine vanaema olla. Jah, mul lihtsalt pole nii hullult, ma varjan seda natuke. Jah, see on hea küsimus selles mõttes, et lapsepõlve õnnelik mälestus, et mis esimesena pähe torkas, ma ei tea, mul ei tulnud praegu meelde, mis võis olla see, mida ma esimesena mäletan, aga selline õnnetunne minul tuli ikkagi lapsepõlve idüll Pääskülas, mändide all, päike paistab läbi Võrade vanaisa, kes oli kunstnik, tuleb sealt tädi Camilla hoovis, tal on must barett, pikk valge sall, ta on selline tüüne tüüp, vanaema oli võimas daam, kõik oli ära sätitud ja siis vanaisa tegeles muga, me värvisime 2 ilusat vana tooli, ühe punaseks, teise hele siniseks, pärast vaatasime kunstiraamatust pilte ja see oli selline õnnis olek. Et ma olin ikkagi tilluke laps, aga ta võttis aega, pühendus, tegeles, käitus minuga mitte kui mingi titt, eks ju, et tee nüüd midagi ja ära sibli, vaid et see oli kõik nagu päris võrdne võrdsega selline pühendatud aeg, sulle pühendatud aeg koos selle kogemuse jagamisega, et iga kord, kui ma mõtlen selle peale, mul lihtsalt tekib selline, küll mul oli õnnelik lapsepõlv. Muidugi seal oli igasugu kõiki muid asju veel ja kui ma vaatan vanaisa tehtud pilte, ta oli ka fotograaf,
kus ma väiksena Klooga rannas mängisin ja olin väga õnnelik, siis mulle tundub, et ma mäletan seda ka. Aga ma ei tea, kas ma tegelikult mäletan või see on selline tagantjärgi mälestus nende piltide põhjal. Mul oli ikka nii hea lapsepõlv. Ilus. Mul oli jah. Sa, Ingrid, oled täitsa muinasjutu tegelane kohe. Jah. Ja mäletad, kui see meie vanaema naeris. Jaa. Nii, kas on veel publiku küsimusi? Ahah, seal üks üleval on. See tegelikult minu arvates see on ka suur õnn, niisugused vanaemad ja vanaisad, kes võtavad lapsi tõsiselt. Sest mul on väga üks loeng meeles, mida Ülo Vooglaid pidas ja ta rääkis, kui tähtis on väikese mehe küsimus ja mure. See on palju suurem teinekord kui suure inimese mure. Sellele tuleb tähelepanu pöörata. Ja õnn on see, kui sul on niisugune vanaema või vanaisa, kes seda teab. Tulles praegusesse hetke siis, mis või kes on see teis, kes tunneb õndsust? Mis või kes on see, kes tunneb õndsust? Minus olen mina. Kui hing, mis minu uskumuse kohaselt on igavene. Tal ei ole sündi ja ta ei lõpe. Ehk siis mina ei ole sündinud ja ma ei sure. Praegu see keha, milles ma olen, on nagu, ma kasutan seda keha. Ehk siis ma ei ole see keha. No kui ma elan näiteks mingis korteris, siis ma ei ütle, et mina olen korter. Väga huvitav küsimus, aga ma siis vingerdan ennast välja nii, et sõltub sellest, kuidas õndsust defineerida, et kui seda nüüd defineerida naudingute kaudu, siis tunneb õndsust keha, eks ju, maitsete, lõhnade, värvide ja kõikide tajude ja aistingute kaudu. Õndsust võib tunda vaim ja võib tunda hing, et sõltub sellest õndsuse laadist siis. Ma loodan, et kõik need minu komponendid tunnevad õndsust eri moel. Et ma annan kõigile võimaluse. Kuna ma ei taha teooriat rääkida, siis mul meenub sinu küsimuse peale Horre, kuidas Aleksander Suur, olles oma rännakuga jõudnud Indiasse, küsis siis mingisugused mungad, kelle ta sealt avastas, tal oli väga suur huvi väidetavalt vaimsuse ja isikliku arengu vastu ja siis ta küsis sealt mungalt, ma võin eksida, mis ta küsis, aga vist küsis Aalas üks küsimuse, et mis on elu mõte või kas eksisteerib elu peale surma. Meile peale see munk hakkas talle rääkima, siis nüüdest vastust ala. Koer kõnnib, päike ei paista, laps kukkus, laul toimub, mingi täiesti nagu sogase vastuse, mille peale see Aleksander katkestas, ta ütles, kuule, mida sa räägid, mille peale siis see munk ütles, abstraktsetele küsimustele on abstraktsed vastused, seega ma ei vasta sulle, aitäh. Meie ajakene hakkab otsa saama, me tahame veel ju ka Maarja Nuuti nautida, aga siiski on iga saate lõpus selline rubriik nagu ankeet ja ma tahan ka teilt teada vastuseid järgmisele 5 küsimusele. Ja kui ma seda raamatut Hallo Kosmos palju õnne koostasin ja neid vanu saateid ja ka neid igasuguseid vestlusringe ja Alkeemia Akadeemiaid ja kõiki avalikke salvestusi kontrollisime ja vaatasime üle, et kas seal on, kas ma ei küsinudki neilt. Mul olid sellised lahedad tüübid külas ja ma ei küsin neid põhiküsimusi. Nii et ma küsin teilt ja Alar, võta vabalt vastata, ehkki sa oled kunagi käinud, aga täna sa oled ju hoopis teine mees. Nii et esimene küsimus on loomulikult, mis on elu mõte? Ma ootasin seda hetke hirmuga, kui ma pean ka ükskord kunagi vastama, olles siis saates ju kõik need aastad kuulanud, kuidas inimesed teavad nii palju häid vastuseid ja kui sa jõuad sinna tulnukateni, siis ma ei tea, mis ma ütlen. Aga mis on elu mõte, et siin mu vanasõber Freud ütles, et Freud, kes oli tuntud oma kohutavalt keeruliste tekstide ja sõnastuste poolest, mitte keegi ei ole siiamaani eriti aru saanud, mida ta kirjutanud on üldse. Vastas sellele küsimusele, et mis on elu mõte,
ülimalt lühidalt ühe lihtlausega, et elu mõte on töötada ja armastada, punkt. Ja mulle on see väga sümpaatne mõttekäik, et kui inimesel on olnud õnne teha tööd, mis talle meeldib ja tal on olnud õnne armastada, siis on see kokku ka väga, väga mõttekas elu olnud. Kui enne oli jutt sellest tööst kui niisugusest, mis peaks olema looming, siis ma parafraseeriks Freud ja ütleksin, elu mõte on luua ja armastada, punkt. Ja kuna meil läksin juba kuulsate ja teed rajavate psühholoogide ja inimuurijate tsiteerimiseni, siis mind sellel aastal on ilmselt kõige rohkem inspireerinud transpersonaalse psühholoogia rajaja Stanislav Grofi lause, mille ta ütles siis, olles teinud enam kui 6000 inimesega LSD psühhoteraapiat, et kui inimesed said, seal oli kuskil 80–120 sessiooni keskmiselt inimestega ja need, kes said totaalselt puhtaks ja jõudsid nii-öelda õndsusesse, siis ehk puhtaks kogu oma alateadvuses olevast pimedusest välja arvatud transcendentaalset nii-öelda tasandid. Siis ta ütles nii ilusti seal, et kui inimene saab sellest alateadvuse varju küljest vabaks, siis ta lakkab küsimast endalt, mis on elu mõte, vaid avastab, et elada on mõttekas ja elada on mõtet. Ja see tundus mulle nii ilus, et ei olegi vaja otsida, mis on elu mõtet, vaid tähtis on kogeda, et elada on mõtet. Teine küsimus, mida ootad homselt? Kuhu ja kuidas edasi? Tulevikuvisioonid nii indiviidina kui inimkonnana? Mina midagi... Ma ootan, et mingeid väga suuri muutusi ei oleks, et kõik läheks samas vaimus edasi. Mina küll ei tea, kuhu ja kuidas edasi. Ma loodaks, et ei peakski kuhugi minema. Et oleks umbes sama moodi, aga et kogu aeg oleks veel parem kui praegu. Mind tohutult innustab see uus põlvkond artiste, näiteks Mikk, kes täna mängis. Kui ta siin laval oli või siin samas põranda peale, vahepeal tuli pimeduste peale ja oli muusika, siis ma tajusin, kuidas ta puudutas oma loomingu nii otse. Ma tajusin, et seal ei olnud artisti, seal ei olnud glamuuri, seal ei olnud mina Mikk, kes mängib seda lugu, vaid seal oli Miku looming, seal tuli otse puhas. Ehk iseendalt ma sooviksin järjest puhtamaks muutumist, eks see looming, mida ma läbi oma töö siia toon, et see oleks järjest vähem alarojastud sees ja oleks see puhtus, mis mind ennast puudutab ja mis puudutab teisi, mis läheb südamesse. Ja siis maailmalt nagu see inspireerib ka, et Mikk on hea näide sellest ja Maarja kindlasti ja kõik need artistid, need on lihtsalt, ma võtsin kitsa muusikute sektori, aga järjest rohkem tuleb minust noorest põlvkonnast neid, kes toovad ego vabalt puhast asja siia, mis on nagu nii hea, et see on ilus, see tasakaalustab, et mu meelest pole kunagi on sellist ajastut, vähemalt ma ei tea, ma ei saa rääkida igavesse, aga mina ei tea sellist ajastust, kus oleks nii palju puhast loomingut on. Kolmas küsimus on otseselt meie tänase õhtu teema. Mida peaks inimene teadma või tegema, et olla õnnelik? Mis on õnnevalem? Õnnevalem. Hoia töökohta nii kaua, kuni parema saad. Ma paneks siia koma ja siis paneks, et siis peaasi, et haigekassa kaart oleks. Ja siis võib-olla meie selle vestlusega nagu kokku, et sa hoiaga oma naist isegi, kui parema saad. No nii, Tiina, meie lemmikküsimus. Kui sulle antakse ülesanne tervitada inimkonna nimel tegelasi kosmosest, mis sa neile ütleksid? Inimkonna nimel. Nüüd ma võtaksin ühe oma lemmiku Kurt Vonneguti appi. Ta selles oma viimases raamatus, mida nimetatakse siis Vonneguti testamendiks, tegelikult oli see Kodumaata mees vist. Seal ta proovis ufodele või nendele
kosmoseelanikele selgitada neid inimesi, kes tema planeedil elavad, et mis nad või kes nad on. Et need on niisugused, seal on 2 tüüpi neid, ühed on mehed ja teised on naised. Et naiste kohta ma ei riski praegu suud täis võtta, aga mehed on siis niisugused, et nad on alguses väikesed, pärast on suuremad. Ja kui nad on väikesed, siis nad muretsevad, põhimõtteliselt kogu aeg elu muretsevad. Aga kui nad väikesed on, siis nad muretsevad sellepärast, et keegi ei saa nende naljadest aru. Ja kui nad suured on, siis nad muretsevad sellepärast, et nad saavad kogu aeg oma naljade eest nende naiste käest sõimata. Oi, ma olen palju mõelnud nende tulnukate peale, et mis ma ütlen. Ma arvan, et esiteks ma lööks verest ära muidugi, kui selline hetk peaks tulema, sest tõenäoliselt nad ei ole samasugused nagu meie ja kui nad on võtnud samasuguse kuju, nagu meie siin oleme, siis ilmselt ma olen neid juba ammu kohanud ja neile juba kõik ära öelnud, mis mul öelda on. Aga kui see nüüd tõesti, ta tuleks ja ütleks, tere, ma olen tulnukas, et no mis sul mulle öelda on? Et siis ma ütleks ilmselt midagi sellist, et palun aidake meid. Telegrammil oligi õigus. Viimane küsimus. Mida soovitad inimesel veel lisaks uurida? Veel lisaks päevalehtedele kindlasti raamatuid lugeda. Kindlasti kohe. No ja kui te ikkagi loete nädalalehti, siis mina soovitan küll Tiina õnnevalemi rubriiki lugeda. Aitäh, Ingrid. Mina soovitaks uurida seda ainsat, mis on uurimist väärt ja mida me tõenäoliselt ka uurime lõputult kuni viimse hingetõmbeni loodetavasti, et see on iseennast. Sellel uurimisteel ei maksa väsida. See on nii põnev. Ja kui ma soovitaks neid mõlemaid kindlasti, siis veel soovitaksin uurida meeleliselt tajutavat maailma, et uurida valgust ja uurida värve ja uurida lehte, niimoodi vaadata seda lehte, nagu sa ei ole kunagi lehte vaadanud või vaadata lille nii, nagu sa pole kunagi lille vaadanud, või vaadata, mis ta on, kui ma oma peas ei ütle, et see on lill, mis see on objektiivselt, lihtsalt mis on, ehk uurida elu, see on väga palju mulle andnud. Aitäh teile, head saate Halla Kosmos kuulajad siin saalis ja raadioeetrite taga. Aitäh, kallid külalised, aitäh Tiina Jõgeda, Alar Ojastu ja Annus Põld. Suur tänu teile. Aitäh teile. Aitäh teile.